Ma sissejuhatuseks ütlen muidugi seda, et ma tingimata ei soovinud, et sa esitled mind suhtekorraldaja lobistina, et need ei ole mingid imelised tiitlid, et ma neid väga naudiks, et pigem alternatiiv oli, et sa esitled mind eksperdina ja seda ma ei soovinud lihtsalt. Et nagu kahest halvast parim. Jah. Olgu, aga mu esimene küsimus tegelikult puudutabki seda, et kui Helene ütles, et meie piir kaitseb meie kultuuriruumi ja meie identiteeti, et kas füüsiline piir, kui me nüüd mõtleme konkreetselt füüsilist piiri, kas ta teeb seda ja kuidas sinu arvates? Ma alustaks võib-olla siis kaugemalt, et äkki ma jõuan siis su küsimuse vastusele ka lähemalt. See lihtsalt... Vabandust, et ma su küsimuse algust ignoreerin. See tuli lihtsalt tänasest päevast, et tegelen praegu siin ühe poliitilise kampaaniaga, mis loodetavasti saab varsti läbi. Ja sellega seoses oli kasvanud ka ebaterve huvi minu isiku vastu. Võib-olla sellepärast kutsusid sinagi mind siia, aga võib-olla mitte. Taio Oja, ma ei tea, kas ta on siin saalis soovitas. Taio siis vastutab. Ja siis ma pidin andma ühe usutluse ja see on minu jaoks täiesti ebatavaline situatsioon, sest et poliitilist kampaaniat tehes tahad sa, et usutletaks poliitilisi kandidaate, mitte inimesi, kes neid aitavad. Aga oli tekkinud erinevatel põhjustel ebaterve huvi ja siis ma pidin rääkima. Ja me jõudsime ajaloos kaugele tagasi. Ma oleks tahtnud sinna üldse minna, aga ajakirjanikul oli teatavaks saanud, et mind on elus erinevatest koolidest palju välja heidetud. Vastab tõele ka. Seda ei ole võimalik ignoreerida või eitada. Ja me hakkasime rääkima, et miks see niimoodi on või et kas selles on mingisugune põhjus, et ilmselgelt nagu mingi käitumismuster on. Et tubli inimene, vaatan keskkoolis, eks ole, et siin allikad ütlevad, sa olid koolilehed toimetaja, mitmekordne Eesti meister väitluses, tundub, et said nagu asjadega hästi hakkama, hopsti jälle koolist väljas. Et tegelikult see ei olnud nii dramaatiline, aga justkui jääb pilt kõrvalt vaatajale. Ja siis me jõudsime tegelikult täiesti tahtmata, jõudsimegi nagu piirideni ja minu karakterini ja iseloomuni ja ma arvan, et ongi teatud tüüpi inimesed, kes käituvad samamoodi nagu mina. Ja seda on raske põhjendada, miks see niimoodi on, aga see seondub piiridega. See seondub piiride kompamise ja mingite riskide võtmisega, mis väljaspoolt vaatlejale tunduvad hästi imelikud või irratsionaalsed. Et miks see inimene võtab täiesti sellisest normaalses olukorras, mida inimene, kes on normaalselt üles kasvatatud, kellel on armastav kodu või vanemad või keskkond ja kes on õppinud sotsiaalselt läbima teiste inimestega, miks ta sellises pealtnäha lihtsas olukorras võtab selliseid riske ja käitub niimoodi, et see võib tema jaoks lõppeda väga halvasti. Et mina kindlasti olen selline inimene, kahjuks või õnneks olnud. Et kogu elu nagu piiri peal kõndinud, kus ühel poolel on selline tohutult ülbe enesekindlus ja usk endasse, usk enese võimetesse. Ma ei hakka kirjeldama kõige absurdsemaid ettekujutusi, mis mul ise endast oli seal kusagil 4-15 aastane. See kõik ei vasta üldse tõele selles mõttes, et need, ma ei taha midagi väita, need olid mingid imelikud fantaasiad. Aga miski sellist enesekindlust nagu tekitas ja siis selle joone teise poole peal ongi siis tohutud kohutavad läbikukkumised ja melanhoolsad hood ja depressioonid ja professionaalsed läbikukkumised ka. Isiklikke läbikukkumisi on mul elus rohkem olnud kui professionaalseid, see on materiaalselt mulle on hea tulemus, isiklikult mitte väga. Viimased 10 aastat on näinud selles mõttes hästi, et isiklikke läbikukkumisi on ka vähem olnud, et inimesed õpivad. Aga see piiride kompamine ei ole nagu ei ole omane ainult sotsiopaatidele, et sa lihtsalt ei saa aru, et ka seda, ja ma olen kohtunud ka teiste inimestega, kes ennast vahetevahel niimoodi küsitlevad, et kui sa ei saa aru, et inimestele tundub, et nad käituvad sotsiopaatiliselt, käivad psühhoteraapias või psühholoogi juures ja küsivad, et kas nad on psühhopaadid, et ei ole. Nad võtavad irratsionaalseid riske, kompavad piire ja küsimus on, et miks nad seda teevad. Aga ma arvan, et see põhjus on see, et ja ma arvan, minu jaoks on kindlasti olnud põhjus see, et ma olen aru saanud, et see töötab ja see on hea ja see on kasulik. Mul on elus olnud, ma arvan, mitmeid kogemusi, mis seda kinnitavad ja hiljem elus juurde tekkinud hobisid. Ma ei ütle, et ma oleks matemaatikas 5+ olnud kogu aeg ja mu põhikonflikt näiteks keskkoolis tekkis ka mu matemaatikaõpetajaga, keda sina ka tead, Vaimo Hanschmidt.
Mäletad? Koolivennad, jah. Ja muidugi, ta oli minu õpetaja ka. Minu oli temaga ka, matemaatika oli mul 3. Väga meeldiv proua, kirjutas mu isale iseloomustuse, millega ta ülikooli poleks saanud. Isa ja tema pinginaaber põletasid selle ära, kirjutasid uue. Aga minul seda võimalust ei antud, et sain selle iseloomustuse ilusti bumerangiga tagasi. Matemaatika ei olnud mul küll 5+, aga olen selles päris okei. Ja selle tulemusena mul on teatud hobid. Käisin nii Kerese malekoolis ja hiljem elus hakkasin mängima pokkerit. Pokkeril on, ma ütleks, teatava eduga. Et eelmisel kümnendil mängisin palju rohkem kui sellel kümnendil. Et pärast laste perekonda tekkimist ei ole hobide jaoks nii palju aega. Aga pokkeri oluline moment ja õppetund minu jaoks on samuti olnud see, et sa pead olema valmis psühholoogilises plaanis suruma oma väga suhtelisi eeliseid olukorras, kus väljaspoolt vaatlejale tundub see hästi imelik. Lühidas plaanis on pokkeri suurim õppetund inimesele ja tõenäosusteooriate õppetund inimesele praktilises elus see, et sa pead, et kui sa tahad elus õnnestuda, siis sa pead ennast avama õnnelikele juhustele. Nii, selleks, et õnnelikke juhuseid ära kasutada, pead sa võtma riske, mille upside on selle positiivse tõenäosuse realiseerumine ja downside on siis muidugi selle negatiivse tõenäosuse realiseerimine. Aga sa ju kunagi ei tea, milline see õige juhus on, eks ole. Mille tõttu sa pead olema valmis kogu elu selles mõttes teise pool seda 50-50 piiri käima. Ehk et iga kord, kui sul on ees stsenaarium, mis lubab ka vaid 51% tõenäosusega edu ja 49% tõenäosusega ebaedu, siis sa pead olema valmis sisuliselt, see oleks nagu optimaalne teooria, oleks optimaalne mänguteooria selles olukorras, sa peaks olema valmis alati sellises olukorras kõik mängu panema, kui sul on 51% tõenäosus selles olukorras prevaleerida. Ja see kehtib, seda võib nagu ekstrapoleerida kogu elu peale. Et sa pead olema valmis ka teisel pool piiri selles mõttes alati ära käima ja selle tohutu riski võtma. Ja ma annan endale aru, et näiteks Nicolas Nassim Talebi nime on Kaur Kender Eestis veidi ära lörtsinud tema pideva tsiteerimisega. Ja ega ta ei olegi midagi muud kui üks statistik, kes on jälle veidi ülbe, aga üks tema õppetunde ongi ka see, et või mitte ainult õppetund, vaid tema käsitluses uurimistöö tulemusena tehtud järeldus, et selleks, et õnnestuda mis tahes, siis mõttes kas emotsionaalselt, füüsiliselt või materiaalselt tuleb end avada õnnelikele juhustele. Aga seda ei ole võimalik teha istudes kodus tooli peal, vaid selleks tulebki ületada piire ja võtta neid riske, mille positiivsete stsenaariumite realiseerumine siis võimaldab on ju palju võita ja muidugi negatiivne pool on eks ole ka. Et siin on ka sellist mänguteoreetilist käsitlust palju, aga see ei ole, ma ei ole sellest piisavalt tugev, et sinna ekslema praegu minna. Aga sa küsisid midagi hoopis muud? Jah, ma saan aru, mida sa tööna teed igal juhul vähemalt nüüd. Sa võtad küsimuse ja vastad väga huvitavalt, aga hoopis teisel teemal. Aga meie aeg sai otsa sellega seoses, et sa oled ka väga super ajastaja. Mul tegelikult üks küsimus on, et siiski. Ja see puudutab nüüd, ma tegelikult võib-olla ma küsin selle sama teema otsa, et kas sa julgeksid öelda, et selle sama mõtet võiks laiendada Eestile? Et me oleme mingis mõttes kogu aeg veidikene nagu seal piiri peal ja me oleme võib-olla ka mitte nii avatud õnnelikel juhustel olnud kui mõned teised riigid. Et kas me peaks võtma rohkem riske või mitte? Küsimus on millega, et ma arvan, et see ongi nagu see põhiküsimus riskide võtmisel on, kuidas leida see tasakaalu koht, et kuidas võtta selliseid riske, millel on maksimaalne upside ja
ja minimaalne downside, on ju. Selliseid ideaalseid asju pole olemas, on ju, et kus kõik võidad ja mitte midagi ei kaota, aga mis on sellised riskid, et kindlasti näiteks Eesti julgeolek tõenäoliselt ei kuulu sellistesse valdkondadesse, kus meil üldse oleks mõtet rääkida. Mida see praktikasse jõudnud tähendaks julgeoleku valdkonnas, on ju, et ja mida kindlasti mingid poliitikaanalüütikud julgustavad siin rääkima, et kuulge, me oleme proovinud ju seda lääne integratsiooni siin piisavalt kaua, on ju, aga näete, see ei tööta, on ju, meil siin Venemaaga läheb iga aasta olukord pingelisemaks, proovime midagi muud. Et mis oleks, kui läheksime mingi delegatsiooniga sinna või siis korraldaks Tallinnas tippkohtumise, kus osalevad Hillary Clinton ja järgmine Venemaa president, on ju, või tänane, kes on järgmine ka, on ju. Et mingid seda laadi mõtted, on ju, et kui prooviks nüüd äkki midagi sellist, see oleks kindlasti minu jaoks, see kuuluks sellesse kategooriasse, et riskide võtmine selleks, et Eesti-suguse riigi puhul, kellel on ilmselgelt mingis valdkondades probleemid, et saavutada siis äkiliselt positiivsemat tulemust ehk et pingete maandamist, suhete lõdvendamist ja heanaaberlikku läbisaamist maailma ühe kõige suurema riigiga, millel oleks kindlasti nagu upside Eesti jaoks igas mõttes, materiaalne ja ka emotsionaalne. Me ei anna endale aru, aga paljud tegelikult teie annate, siin on ilmselt kõik kõrgharidusega inimesed või vähemalt haritud inimesed igas mõttes, siis me elame ju hirmu pingeseisundist tegelikult igapäevaselt, me just unustame selle pidevalt ära. Aga kogu meie poliitiline kommunikatsioon ja kõik see värk, mis siin toimub ja meediakajastused ja sama kolleeg piirivalvest, kes see kõik on see, mis toimub, on ju, see on ikkagi, me elame põhimõtteliselt me oleme sõjaolukorras peaaegu, me oleme väga lähedal sellest psühholoogilises plaanis, on ju. Et see ei ole nagu meeldiv, aga ma ei arva, et see on see valdkond, kus me peaksime otsima selliseid tingimata riske. Küll aga on palju teisi valdkondi, et mul siin osades valdkondades on kindlasti mingid huvid ja konfliktid, millest ma ei tohiks juba rääkida, aga siin on palju räägitud viimastel aastatel võitlusest alkoholiga, on ju, ja alkoholi tarbimisega. Ilmselgelt see on nagu probleem, on ju, ja mitmed teised sarnased asjad ka, millele seni on vähe. Mulle tegelikult meeldib isegi see fentanüüli ja narkomaania näide rohkem, on ju, kus kindlasti mingite nagu uute riskide võtmine, hoopis unustada ära oma senised konventsioonid, et kuidas peaks kurjategijaga tegelema, on ju, sest ilmselgelt see ei tööta, kui sul kolmandik vangidest on narkomaanid tarvitajad, on ju, mitte diilerid või neid kontrollivad organiseeritud kuritegevuse esindajad, et kindlasti siin proovida hoopis teistsuguseid kahjude vähendamise projekte, interventsioone, asju, maailmas on palju praktikaid, võtta lihtsalt riske, et kui asjad lähevadki metsa, on ju, siis sa oled vähemalt proovinud, aga ma arvan, et kindlasti enamus nendest toodaks palju paremat tulemust. Et sama juttu muuseas räägib ka tegelikult majanduse kohta. Palju küsimusi on, Rõivasel on seal mingi töörühm praegu, eks ole, kõik ootavad, et sealt tuleb mingi imetulemus. Et seal on muidu tublid inimesed, eks ole, seal on Raasuke ja igasugused inimesed, kellele me kõik vaatame alt üles majandusküsimustes. Aga tuleb sealt jah midagi, et unustage ära. Või ma arvan jällegi, siin keegi ei ootagi sealt midagi, et pole harjunudki, et sealt mingeid asju tuleks. Küll aga räägib Kitt näiteks just seda, et Robert Kitt, professor Kitt, unustatakse ära ka tihti üks nooremaid professoreid vist üldse TTÜ-s kunagi vales kohas kahjuti panka juhib mõnes mõttes. Aga võib-olla ei saakski mujal selliste teadmistega inimene palga tõttu teda nagu võtta. Aga tema põhiline maksiim on ka, et tuleks majanduses tegelikult võtta hästi palju riske ja majanduspoliitikas kogu aeg katsetada mingisuguseid nudge'ida. See on üldse ka käitumisteadustes, vaatame, mis asjad on Anglo-Ameerikas täna hästi populaarsed. Eks ole, Inglismaal, Suurbritannias, Ühendkuningriigis isegi nüüd kahjuks vara lahkunud mitte elust, aga poliitikast. Peaminister David Cameroni juurde asutati Nudge Unit, kuhu toodi USA parimad käitumisteadlased, kelle ülesanne oli mõelda välja võimalikult suur hulk erinevaid poliitikameetmeid, mis võimalikult vähe nagu aktiivselt mõjutaksid inimeste vabadusi, aga millel võiks olla disproportsionaalselt suur efekt. Umbes nagu see, et Eestis on suur probleem, et kuidas et inimesed säästavad vähe, on ju. Täna Tsahkna teatas, et unustame selle teise pensioni ära, on ju. See oli muidugi hea signaal kõigile inimestele, kes siiamaani on, et riigi sõna ei pruugi maksta midagi, et riik ei panusta vasti. Aga selle nagu teine, nemad mõtleksid selle peale niimoodi, et okei, inimesed ei säästa piisavalt, mis me saame teha, on ju, et äkki on võimalik, üks mõte, mis neil oli see, et mitte teha
ja see oli algusest peale, et mitte teha erinevad sambad opt-in põhiseks või opt-out põhiseks. On lihtsalt hästi väike muutus, nagu linnuke kusagil nagu mingisuguse maksuhalduri juures on ju. Need süsteem on teistsugune, aga mõte oli selles, et mis seni käis ainult niipidi, et sa pidid kuhugi panema linnukese, et sa teeksid midagi või sinu varaga tehtaks midagi, siis edaspidi sa pidid panema linnukese, et ei tehtaks. Ja selle tulemus oli, see oli USAs üks trial, mida tehti paaris osariigis suure valimiga kontrollitud ja muutus oli mingi 4 korda. Säästmismäär tõusis selles konkreetses grupis, kelle pool seda eksperimenti tehti. Ja selliseid väikseid nagu poliitika kujundamise riske võtta on see, millest räägib KIT ja millest räägitakse täna väga palju. Ja Eesti-sugune riik, kus meil ressurssi on vähe, et teha suuri asju, mis on väga kallid, et võtame laenu, ehitame maantee kuhugi või mingi silla kuhugi. Et pigem tõenäoliselt on vaja proovida hästi palju väikeseid huvitavaid riske võtta. Olgu. Kas nüüd keegi publikust tahaks küsida? Vastused on pikad igal juhul, te peate arvestama sellega. Sealt üks käsi tõusis. Kus me mikrofon on? Ma küsiks siit otse kohe edasi, et kes siis neid riske peaks võtma ja kuidas me suudame neid motiveerida neid riske võtma, sest selline mulje jääb, et teatud inimesed viimane asi, mida nad teha tahaks, on võtta mingitki riski. Ei, no eks see ongi ju see suur küsimus, aga mul on paar raamatut näiteks, ongi see sama sellest Nudge Unitist rääkiv raamat ja paar ägedamat uut käitumisteadusi või behavioral economicsit puudutavad raamatud nagu USA-st. Küsimused on näiteks, see on see suur eetiline küsimus on selles, vähemalt liberaalsetes ühiskondades. Eestis ma ei ole viimasel ajal, kui ma vaatan ka Sotsiaalministeeriumis toimuvat. Mul on suur disclaimer, et mul on paljude nende teemadega huvide konflikt. Aga mida ma ei näe, oleks just nagu meil, unustame selle Eesti asja ära, räägime ainult siis USA-st, siis ma saan olla väga aus ja transparentne. Et kui USA-s arutatakse täna selle üle, et kuidas me võitleme inimeste rasvumise epideemiaga, siis keegi ei aruta nagu üleriigiliselt maksu üle. Kuigi on täiesti võimalik, et ka näiteks maksumeetmed mingis osas võivad midagi muuta. Ma üldse seda ei välista, ma arvan, et vabalt võib kusagil olla, töötab, kusagil ei tööta. Et ma ei sea seda praegu siin kahtluse alla. Disclaimer seisnes selles, et mul on palju toidutööstuse kliente. Aga USA-s, kui me räägime poliitika kujundamise unititest, näiteks Obama juures, üksustest, kus arutatakse sellele, mida teha selle rasvumise epideemiaga, siis inimesed annavad endale aru, et täiskasvanud inimene teeb päevas umbes 200 toitumisega seonduvat otsust ja mitte ükski neist ei ole seotud sellega, kas on kusagil mingi 5% maksumäär või mitte. See, kui palju inimene sööb kohvikus, sõltub sellest, milline on seal valgus, milline on seal muusika, kus asub menüü, kuidas on seatud omavahel kokku toolid, kui kaugel inimesed teine teisest istuvad ja astuvad, eks ole, kui kiire on teenindus ja nii edasi. Et see, ja selle siis tagurpidi õppetund on see, et väga paljuski on võimalik näiteks seda, kas inimene sööb liiga palju, kui ta on McDonald'sis USA-s, või sööb endale sobiva portsjoni, võimalik mõjutada just mingite väikeste inimeste käitumist nagu mõjutavate asjadega. Olgu see siis muusika või toolide asetus või seda, kuidas inimest teenindatakse ja väga-väga palju muud. Just sellepärast, et tegelikult me ei tee ühte ratsionaalset otsust oma käitumise osas, vaid enamus meie otsuseid sõltub paarisajast või ahelast erinevatest otsustest, kus me laseme ennast aktiivselt mõjutada välistel tingimustel. Aitäh! Meie poolt ka taaskord. Ja meelega räägiks pikemalt, aga kahjuks on välkloeng selle asja nimi. Aplaus!